surmu mulda sängitamisele tulnud. Me näeme praegu endi ees avatud väikest hauda ja me oleme nii harjunud mõtlema, et see on nüüd kõige ots ja lõpp. Küllap meile täna räägitakse sellest, et eriti kirjutava inimese puhul see nõnda pole, sest sõna pole mitte ainuüksi vaba, vaid ta ei hävi ka. Isegi siis, kui surm, kui kange tegelane on külas käinud ja kirjutaja me keskelt ära võtnud. Aga et see algus oleks nüüd mitte ainult ootamisega seotud, vaid kauni lauluga ka. Ja sellise lauluga, mis meid päris asjade algusesse viib, palun ma kena laulu. Laia tänavas, kui armas oli see, kus kaste heinas põlvini me lapsed jooksime. Kuseani ma mängisin küll lillerohuga, kus vana tatkei kõrval tõi tuppa magama. Küll üle aia tahtsin ma ta kombel vaadata. Laps ootab, kostis ta see aeg, on kiir küll tulema. Vaid tulima ja mere peal silm mõndade seletas. Ei pol nii armas olnud sel, kui küla tänavas. Lugupeetud literaadid, lugupeetud sakalaanused, lugupeetud Paul Reetsi sõbrad ja lähedased inimesed. Me oleme kogunenud siia, et avaldada austust väärikale kirjanike liidu liikmele, korporatsioon Sakala liikmele, Eesti diviisi võitlejale ja löögiüksus admiral Pitka võitlejale Paul Reetsile. Paul Reetsi elu märkis sõda. Ta oli sündinud 7. juulil 1924 ja sõjavari saatis teda läbi kogu tema elu. Ta oli isikuna vastuoluline, aga seda heas plaanis. Ma olen täheldanud, et mida parem on kirjanik, literaat, seda tagasihoidlikum sageli on ta inimesena. Paul Reets võis olla tõeline seltskonnalõvi, aga see sõjavari sundis teda tagasihoidlikkusele. Ja me ei suuda ilmselt mõista kunagi lõpuni nende meeste ängi ja võib-olla ka hirmu, kes kartsid, et teatud leheküljed nende elust võivad tulla avalikuks ja neid mõistetakse hukka süütegude eest, mida nad ehk ei olnud üldse sooritanud. Aga Paul Reets pühendas oma elu kaunitele kunstidele ja esmajoones kirjandusele. Ta kirjutas väga laial lõuendil, et tema loomingust võib leida ennekõike arvustusi, väga sügavaid arvustusi, aga ta kirjutas ka palju muud ja sellest räägivad lähemalt inimesed, kes Paul Reetsi loominguga
on kokku puutunud, kes on seda uurinud. Ma püüdsin mõista teda inimesena ja ta seostus mulle Odysseusega, et tema elu oli samamoodi Odüsseia tõeline rännak, mis on nüüd siis lõpule jõudmas. Paul Reetsi soov oli, et ta põrm sängitataks Eestimaa mulda ja seda me ka teeme. Paul Reets pärandas Eestile ennekõike oma loomingu, aga lisaks pärandas ta Eestile ja täpsemalt Underi ja Tuglase kirjanduskeskusele oma kultuurikogu, mida ta eluaeg koostas ja mis oli talle kallis. Ja Underi ja Tuglase kultuurikeskus, täpsemalt siis keskuse direktor Jaan Undusk vastas sellele väärikalt ja Paul Reetsist on koostatud koguteos, millega on kõigil varsti võimalik tutvuda. Ja literaate on tõepoolest igasuguseid. Mõned neist unustatakse teenimatult, teised aga teenitult. Paul Reets, kes elas saladuse varjus ja võib-olla soovis, et ta isik liiga eredalt ei säraks, on kogu selle saladuse oreooli taustal jätnud endast väga sügava jälje. Ja teos, mis on osa tema Odüsseia lõpule jõudmisest, ainult kinnitab seda. Väärt mees, väärt literaat ja väärt võitleja. Aitäh! Lugupeetud koosviibijad, see siin on Paul Reetsi ihu ja see siin on tema vaim. Nii palju, kui seda kirjasõnna sai talletatud. Aga need kaks ei vastandu omavahel, sest neid ühendas üks hing. Mida see hing praegu teeb, meie ei tea seda, mis temast tulevikus saab. Aga kui Paul Reets oli elus, siis mõned meie seast said seda mingil määral ju temaga suheldes ikkagi tundma. Ja mina kohtasin Paul Reetsi alles siis, kui ta oli juba ratastoolimees, hooldekodupatsient. Aga ma peaksin ütlema, et tema vaim, seesama hing just, oli äärmiselt elav ja sellest polnud mingit kadedust nende vastu, kellele elu oli siis juba palju lähemal. Paul Reetsil oli tohutult mahukas mälu, aga mis mind enam vapustas, oli tema mälu tundlikkus. Talle jäid uued asjad meelde, uued inimesed meelde. Ja kui me temaga paar aastat hiljem kohtusime, siis ta küsis minu laste ja naise kohta. 90-aastased inimesed tihti peale uut infot nii hästi ja tundlikult ei salvesta, ei ole selle suhtes üldse uudishimulik. Nagu juba Tiit ütles, Paul Reets oli omamoodi vastandite pinnal mängiv mees. Ta oli ühelt poolt elas otse kui erak, teiselt poolt ta oli äärmiselt seltskondlik, kui oli vajadus. Peaaegu nagu elumees võiks öelda. Ühelt poolt oli ta erudiit, kultuurilooliselt väga haritud, teisalt aga vigurivent, isegi natukene karnevalistlik. Aga nii nagu igal tõsisel hingel võib-olla kõigil on mingi oma konstant.
mis ei ole vajadusel üks ja vajadusel teine, vaid alati seesama. Nii oli see ka Paul Reetsil ja temal oli see Eesti. Võib-olla tundub natuke maneerlik siin haual rääkida sellest, kuidas inimese hinges ikka põhiline kujutelm oli Eesti, kuid Reetsi puhul ma seda ei häbeneks teha. Ma isegi ütleks, et Eesti oli tema salanaine, ta oli kuidagi temaga abielus. Võib-olla ta seetõttu hiljem ei abiellunudki enam. Ja see abielu sai teoks, mulle tundub, 1944. aasta septembris, siis kui Reets kodumaalt relv käes ja pisar silmas igaveseks elusana lahkus. Jah, võib-olla ei olegi väga palju selliseid inimesi, kes võiksid öelda, et võõramaa palmisalud on küll toredad, võõramaa sängid on siidised, aga kõige parem on ikkagi, kõik see parem on ikkagi puhata siin koduste kuuskede mändide all. Paul Reets, ma arvan, ütles seda siiralt ja täiesti südamest. Kas või ahelais, kas või tuhane. 17. sajandi Hispaania luuletajal Quevedol on sellised värsiread. Ta tuhaks saab, kuid tuhk jääb armunuks. Ja ma arvan, et me täna matame siin sünnima mulda ühe sellise armunud hinge. Selle raamatu viimased Paul Reetsi kirjutatud read, viimane Paul Reetsi sulest kirjutatud lause on võimas, kuidas ta nüüd oligi, võimas, rahulikult võimas. Nüüd on see lõpuni kantud rahule ja punkt. Ma asetan selle raamatu Paul Reetsi põrmu kõrvale. Jah, nõnda see on. Me oleme nüüd rahupaiga juures ja kõrval. Ning õigusega läheb Paul nüüd puhkama. Sest elu ei olnud tal rahulik. Nii nagu meie vahest ihkame säärast olemist, et võiksime pingil istuda ja vaadata, kuidas aeg, kui üks ojakene meist möödub, peaasi, et meil oleks hää ja turvaline. See aeg, mis oli Pauli ümber, eriti muidugi sõjaaeg, ei pakkunud talle seda, vaid haaras justkui elu merre kaasa ja lõpuks siit meie kalda pealt, Eesti kalda pealt, üle ookeani viiski. Nüüd on siis tagasitulek. Nüüd on rahupaik ootamas ja meie, kes nii armastame ju hinnata, eelkõige neil hetkedel, kui Jumalaga jätame inimesi ja ta saavutusi, eks me ju ütleme, aega on talle palju kingitud ja ju on inimestega siis nõnda säätud, et see, kes oma noorusest tuleb läbi justkui veskikivide vahelt või sepa ääsi tuleb häält, sellel aega antakse ka, et püsida, seista ja olla ja mitte niisama olla, vaid teha midagi niisugust, mis jääb alles. Isegi pärast seda hetke, jah, kui muld saab katma seda põrmu siin. Jah, surm saab lõpetada ühe mehe elu küll ära. Ta on nii kange ja tugev, aga ta ei saa olematuks muuta selle mehe elatud elu, värvikat ja ilusat. Ja veel vähem, jah, saab ta olematuks muuta sellesse kirjasõnasse raiutut, mis on alles neile, kes viitsivad lugeda ja tahavad huvi tunda. Sestap oleme küll, jah, ühe surma, tugeva võimu ees tänagi justkui võimetud ja peame Jumalaga jätma, lehvitama ja tegema seda ehk tänusust. Ja teistpidi tunnistame, alati on midagi surmast kangemat, alati. Armastus on kangem ja kui siin juttu oli salaarmastusest Eestimaast, ega siis paremat armastust ei saagi kellelgi olla ju. Ja selle armastuse juurde nüüd meie siis Pauliga asetame. Jah, et sõna sai elavaks ja sõna jäi.
see on nii lihtne ütelda, aga et see sõna elavaks saaks ja elavaks jääks, selleks peab tõesti olema Paul Reetsi sugune elava neelataja. Lastele öeldi vanasti, kui nad ei püsinud pudeliski, siis öeldi, et sa oled nagu elava neelataja. Ja see sõna tuli mul meelde, kui mul oli õnne ja võimalust Paul Reetsiga suhelda. Kokku 2 päeval, 3 korral, 4 aasta jooksul. Aga mis ta ise ütleks, siin tal oli väga tore huumorimeel, Paulil. Ja ta mitte ei varjanud seda sugugi, kasutas seda täiesti himuga. Nii et nagu te tähele panete, siis tänagi siin oli juba selliseid toredaid eksitajaid. Aga mida ta nüüd ise ütleks siis praegu? No näiteks, kõige alguses oli mitte midagi. Kõige lõpuks polnud üldse midagi. Kõik võimalused on vahepealsed. Mida küsid, seda saad. Kuidas küsid, sedasi vastus vastab. Lühidalt. Õige algab algusest peale. Õieti peale. Juhtus nagu ikka. Taheti võimatut. Tulemused olid ka võimatud. Seda, mida eitame, usume. Seda, mida jaatame, teame. Või ei tea. Kes valmib vara, hukub vara. Kes hilja, jääb hiljaks. Kes iialgi, läheb toorelt hukka. Kapitalist elajad. Kapitalist elajad. Kasuahnus ületab kõik lootused. Elades on hädad silma ees. Kõige lõpuks on surm silma ees. Silmad kinni panna, nõnda, mis siis küll saab? Mitte midagi. Õigustusega elamine, kartlik elamine, kasulik ja alati valvel. Kunstlik, vale, päris ilusasti. Kinnise käega ei anta. Mitte midagi. Harjus kõigega ära. Sellest sai ainukene harjumus. Aeg aga jookseb, aega mööda. Kes oli üle, lendas alt. Pakulaste suus uhked kiidusõnad. Sadul sea seljas. Jooksu ja sõitu ikka tehakse. Armetu lohinaga. Võõrad suled maha, mis jääb, on oma. Nii et jah, Paul Reetsi käest sai see sõna elavaks. On ju nii palju kriitikuid, kirjutajaid, on kuivi sedastajaid, on edevaid sorkijaid. Ka nemad võivad teinekord midagi olulist tabada. Aga see üks mees või üks naine, kes kunstis kirjutab, et ta ise oleks ka sisemiselt looja. Et ta oleks võimeline tõelisele kunstile kaasa elama ja nägema seda. Ma kõnnin jälle vanakraami äris, ma kõnnin unes, aga nagu päris. Ja keset saapaid kuubi, salle, rätte, suur tühjus jääb mu higisesse kätte. Ei kesta soovitut, ma leian selles hulgas. Ei oma kuube saa ma iial kätte. Ma olen alasti siin ilmarahva hulgas ja ühest unest kandun teise unne. Ma leian taskuist võõraid elumärke, on tume tuikav ärkamise tunne, kui tikin nurgas une valgeid särke. Ei saagi muud, kui oodata, mis tuleb, ja 100-kordse une viimne aste ehk viib mu üles, unest välja suleb, et näeksin valgust üle ilmalaste.
ning armsad, tuleme nüüd ja viskame ka 3 peotäit mulda Paulile järgi siia. Usu, lootuse ja armastuse märgi. Ja nüüd toome siis kõik lilled ka, mis Pauli jaoks olete kaasa võtnud siia haua peale.
Hää meelega kuulame nüüd luulesõnu kõigepealt ja lõpetame taas lauluga. Paul Reetsile. Juhan Liiv, ta lendab vesipuu poole. Ta lendab lillest lillesse ja lendab vesipuu poole. Kui kõuepilt tõuseb ülesse, ta lendab vesipuu poole. Ja langevad teele tuhanded. Neist koju jõuavad tuhanded ja viivad vaeva ja hoole ja lendavad vesipuu poole. Nii hing, oh hing, sa raskel aal, kuis ihkad isamaa poole. Sa kodu saa, kas võõral maal, kuis ihkad sa isamaa poole. Ja puhugi sulle sealt surmatuul ja lennaku vastu surmakuul. Sa unustad surma ja hoole, kui kotkas tõused ta poole. Puhuka rahus, armas Paul Reets. Vabandan, Pauli, et ma Mozart ei laula. Ma tean, et see oli sinu lemmik. Aga laulan eesti keeles. Helde isa. Helde isa taivases, heida armu minu peal. Talvil seisan sinu ees, taiva poole ohkab hääl. Võta mind nüüd kinnitada, minu vaimu valgustada. Taevaliku vaimuga, jumaliku andega. Mina olen väetivel, karlikurja abita. Ei või käia õigel teel, kui sa mind ei avita. Et ma võiks sind austada üle kõige armastada. Võta, issand, kuulda mind, kui ma lauldest kiidan sind. Puhka rahus nüüd, hää Paul Reets. Ja olgu rahu teie sees ka armsad. Sest põhjust on olla pigem tänulik, et me rahva seas just nimelt säärased mehed olnud on kui Paul. Kurvad oleme niikuinii. Aga eks see ole üks elu säädustest, et kord tuleb Jumalaga jätta. Põhjust on rahul olla ja põhjust on minna rahus edasi endi teedega. Ükskõik, kui palju meile aega antakse ja ükskõik, kui kaugele need teed viivad. Lõpuks, nagu näete, toovad nad koju armastatu juurde tagasi. Nii nagu sai Paul
armastatu juurde puhkama oma armsa Eesti. Nii on ka tänane talitus siin olnud ju nõnda, et nii sõna kui laulu tuuakse meil suisa üle ookeani. Nii see elu on, et ka pikad vahemaad muutuvad olematuks siis, kui midagi meid tõeliselt seob. Ja kui midagi tõeliselt seob, ei lähe see katki isegi siis, kui surm käib külas ja ligi. Kallist rahu te kõikide südametes. Tahaksin öelda seda, et olles lugenud Paul Reetsi loomingut ja kõiki neid erinevaid teoseid, mida ta on kirjutanud, mulle seostub see kõik ühe sõnaga ja see sõna on kergus. Ja võimalik, et kergus kajastab ka tema kunstiarmastust, millest Enn siin nii tabavalt rääkis. Ja võimalik, et me oleme issanda silmis vääritud, aga me oleme kerged. Ja seda kergust on täna siin tunda ja seda austust Paul Reetsi vastu, tänulikkust. Puhka rahus, Paul Reets, ja aitäh teile kõigile, kuigi te oleksite ju tulnud talle austust avaldama ka ilma ilusate sõnadeta. Aga nüüd on rõõm ja au kutsuda teid kõiki kirjanike liitu Musta Laega saali, kus mälestusüritus jätkub sõnavõttude, meenutuste ja kirjanduse lugemise vormis ja ühtlasi on võimalik kergitada klaasi Paul Reetsi mälestuseks. Et buss on teid toonud ja buss teid ka viib. Et kõik on palutud ja oodatud. Aitäh teile!